täna on siis 4. august ja sarnaselt eelmisele suvele on käes augustikuu ja ma pole jõudnud isegi kuhugi sõitma. See suvi küll veidi mitte nii tormilistel põhjustel. Andresel on olnud kõvasti tegemist ja autol on jahutusvedeliku leke. Millega ma ei saa rajale minna ja omal käel tühjast kohast remontima hakata natuke palju minu jaoks veel, et siis täna suundume Kehrasse ja äkki saame auto korda. Võtsin siis igast toredat, vajalikku ja vähem vajalikku kraami kaasa. Õlivahetus, mida ei ole see aasta teinud. Turvamutter alati läheb meelest ära. HKS-i õlifilter. Olen ainult neid kasutanud nüüd peale seda, kui auto korda sai tehtud. Natukene kuldset teipi, mis mulle Driving Jesus andis. Ma ei tea, mis sellega teha veel. Siis on mul veel sellised toredad asjad, mida ma ka Driving Jesuselt sain. Pondid, aga peateema on see. Mingid linksid need olid. Endlinksid või droplinksid või mis iganes. Ühesõnaga täna ma saan teada, kuhu need käivad ja mis ma juurde pean ostma. Need on tagumised minu teada. Ja võtsin ka vedrustuse seadistamise kullinokad kaasa, kuigi ma ei usu, et me midagi näpime, mis see vist ei ole vajalik. Jahutusvedeliku leke on kuskil siit pealmise paisupaagi piirkonnast alt kuskilt ilmselt. Aga tõenäoliselt mul on ülikeeruline siit midagi näidata. Sest on nagu näha, et need isegi siin video peal paistab, et mootor on kõik punane sealt. Et see on kõik jahutusvedelik, mis on mootorile tilkunud. Et ma käivitan nüüd auto. Äkki jääb midagi videosse ka, kuigi see nurk siit kõige parem ei ole. Vaatame. Sõidu ajal algus vähe tossu, kapoti alt hakkab tulenevalt jahutusvedeliku kuumale mootori blokile tilkumisest on enam kui tõenäoline. Panen kaameraga üles, äkki õnnestub seda talletada. Aga nüüd, mis see kell meil juba on? Lubasin kell 12 Kehras olla. Kell on 11.20, nii et enam-vähem 12 jõuangi. Ja lähme vaatame siis, mis autol viga on. Jahutusvedeliku põlemise hais on päris tugev autos, mingi paar kilti linnast läbi sõitnud ja juba tuleb esimesi suitsusõnumeid ka kapoti alt, nii et loodame, et väga tossama linnas ei lähe. Jahutusvedelik on väidetavalt süttiv või põleb, eriti kui siis kuuma teibi peale peaks minema. Et see imbub sealt läbi ja kuuma teip koos jahutusvedelikuga väidetavalt pidavad hästi põlema. Et loodame, et me peame vastu need 25 kilomeetrit veel Kehrasse, enne kui põlema lähme. Aga praegu õnneks väga katastroofiline ei ole. Siin on ikka teinekord niimoodi olnud, et jään valgusfoori taha seisma ja indiaanlased saadavad suitsusõnumeid kapoti alt, et sõda on lahti. Aga mis seal ikka ma sõidan? Põlema läheb, siis panen kaamera filmima. Olen siin Peterburi maantee automaailmas ja igaks juhuks sai võetud ikkagi jahutusvedeliku kaligi. Subaruga kulub alati ära. Siin olid turvaelemendid ka küljes ja siis tegin poisile kassas nalja, et huvitav, kas keegi neid kunagi varastanud, aga üritanud. Ta ei tundnud väga rõõmu sellest naljast. Aga kujutage ise, et mingi tüüp jookseb 2 kanistrit käest siin välja. Et mis selle mõtte oleks 12 € jahutusvedelik. I just wanted to say it's 24 degrees outside. I got my aircon on. It's all good, homie. You know, it's nice and cool here. Haha!
saabunud tõelise Eesti YouTube superstaari õuele ja vaatame, mis ta head räägib, kas ta ennast filmida lubab. Nii, ja siin on mulle abikäe osutanud Eesti YouTube superstaar, nagu ikka. Ja mis see siis meil on? Plokikaante rõhulekke test või mis see eesti keeles on? Jahutussüsteemi rõhulekke test. No peaaegu. Ühesõnaga, plokikaaned on see peamine mure. Ja vaatame, mida Eesti YouTube superstaar siin meile välja diagnoosib. Ja mis me leidsime siit? Taak on puruksit. Ja ongi olemas Kopimoto. So I have this piece here that you sent me, and where the hell does it go? Like, there's this piece that goes to the stabilizer. So where does it fit in the puzzle? I have no clue. Väike ülevaatus alt ka. Ikka mingites kohtades mädaneb. Sillaregull on õnneks läinud, see on hea. Tahad seda... Siin on auk sees, sukas. Jaa. Tahad seda saagi mängida? Mis saagi? Mis siin teha saab? Sulle selleks tööriista ei ole või? On küll. Noh. Väga keera käegas. No ma proovin. Eest ka vähemasti kohe ei tundu, et kuskilt midagi väga tilguks. Siit on märg. Võid osta ükskõik mis filtri, seni kuni see on HKS. Kõik on ilusti raudsusvedelikuga koos. Ilmselt veel head on hea küljes. Ja Eesti YouTube'i superstaar. Kuule, iga päev ei saa superstaaridega koos olla. Ma ei ole mingi superstaar. No küll varsti oled. Sa pead sinna teisi kraasi. Kurat, mul ei ole rohkem kraase kuhu minna. No, siit Lasnamäe poole. Ja, ma olen näinud küll, kus see on. Sai tehtud siis kõlivahetus, läbisõit on 116 635 miili, siis see läks Motuli 5V50. Ja niuke kleeps on ka, et sa oled ikka HKS-i mees. See on siis õli siis, ei küsige miks, tundub hea. Kõigi armastatud tuuningfirma Mishimoto lisapaisupaak siis lekib kuskilt siit nagu enne näidatud sai, nii et Mishimoto, it's good for you. Andresele sõidab töö ise hoovile, et praegu istusin siin ja toodi üks C7A6, nagu te näete, puksiiriga kohale. Ostsin endale siis sellise aparaadi kui Garmin Glow 2, millega on tegemist siis GPS transponderiga kokkuvõttes. Et käisin auto 24 ringil kogu aeg ja seal maksad mingi 10 € selle transponderi rendi eest. Ja praegu testingi seda Garminit ja tõmbasin siin mingi äpi GPS Race Timer ja vaatame. Täitsa nagu toimib, ma kõnnin siin. Ma tean umbes telefoni GPS-i pealt või vabandust kella GPS-i pealt, et 7 on kuskil niuke mu päris korralik kõndimiskiirus. Ja ega ta kõige täpsem vist ei ole nüüd. Ma nüüd jooksen natukene. No, tundub suht okei, et ma mõõdan kiirendust sellega. Siis saame teada, kui täpne ta tegelikult on. Et telefoni GPS peaks olema 2 MHz sagedusega ja see transponder peaks olema 10. Et vaatame, mis sellest saab. Noh, ilmselt jooksuga ma siit 100 kätte ei saa. Veerand miili. 400 meetrit on nii pikk maa. Seda ka jooksma praegu demo mõttes ei hakka. Aga proovime autoga järgi. Nii, Garmin on valmis seatud. Esimene test siis. Vaatame, kui hästi tal connectimisega läheb. Kas ma pean rabelema, ei pea. Developer optionsit alt telefonist peab siis enablema mock
MOC, mis iganes, MOC GPS provider, nagu siin kirjas on. Ja Garmini panin sinna siis. See on Bluetooth GPS rakendus. Seda on vaja, et telefon kasutaks GPS-i läbi Bluetoothi. Nüüd lähme välja ja las ma vaatan, mis mul siin oli. Mis rakenduse ma siin valisin. Tänks mitte see FaceTimer. Vot sellega. See tundub asine niuke, et vaatame, mõõdame siis kiirendust. Ja testime, kuidas siis Garmin näitab. Sai lammutatud päris hea mitu korda, mis siin on 5,4, 5,2, 5,2, 5,6 ja vaatame, mis see näitab 11,9 veeramiili. Ma ei usu, siin peab olema ikka mingi kala sees, kuigi see näitab, et 104 oli läbi 4 miili punkti läbimise kiirus, ma eeldan. Ja no see ei ole tõde, ma ei usu, et see auto nii kiire on. Ma ei oska siit esialgu mingeid järeldusi teha selle Garmini suhtes. Et vajab veel testimist, ma siin tegin päris mitu head pauku, et las suksu tõmbab hinge ja sõidame koju hoopis.